Slaavi aarjaveedad, jutud, muinasjutt selgest pistrist, mis räägib vaprusest ja vabadusest, on alati inspireerinud inimesi. Elas kord ammu. Skuufili unistav talupoeg koos oma naise, noore ja kauni naisega ning neile sündis 9 poega ja 3 tütart. Kasvatas poegi üles, õpetas neid töökusele ja õigele elule ning tema kõrval oli pidevalt noorem tütar ja armastusele. Ta märkis kõik, pidas meeles isa õpetused, kasvatas ja lapsed kasvasid, vanemad vananesid, abiellus poegadele kauni pruudi. Poegade pered elasid lähiümbruses, töötasid ja lõid heaolu. Sareslavna on noor. Lapsed kasvasid suureks ja vanemad said vanaks. Ljubomir Vedoslavitš abiellus oma poegadega, leidis igaühele ilusa pruudi kuulsusrikkast, iidsest perekonnast. Pojad asutasid oma pered kogu lähedal asuvasse piirkonda ning hakkasid oma aadli nimel tööd tegema ja looma. Aga siis tuli aeg, kui töölise naine suri. Peeti mälestustseremoonia ja jäi üksi tütardega. 3 tütart olid võrdselt kaunid, kuid erineva iseloomuga. Loodud oli tema mälestuseks kogu maailmas, korraldati tema auks suurejooneline mälestustseremoonia ja jäi üksi kasvatama oma tütreid. Kõik 3 tema tütart olid imetusväärselt kaunid ja ilu poolest võrdsed, aga iseloomult erinevad. Vanao töölis elas töös ja külluses ning kahetses oma tütreid. Kõik 3 tema tütart olid imetusväärselt kaunid ja ilu poolest võrdsed, aga iseloomult erinevad. Vanao töölis elas töös ja külluses ning kahetses oma tütreid. Ta tahtis võtta õue mõne vana naise, et see peret juhtida. Ja noorim tütar Nastenka räägib oma isaga. Ei ole vaja, kallis isa, mingit vana naist võtta, ma ise hoolitsen peretööde eest ja meie suguvõsa majapidamise eest. Nastenka oli lapsevanem juba varasest lapsepõlvest, kuid vanimad tütred Sabava ja Vesnjana ei rääkinud midagi, tundsid end ainult ema kiindumuse tõttu kurbusena. Hakkas oma ema asemel peret juhtima. Ja ta saab kõigega hakkama, kõik tuleb tal hästi välja ja millega ta hakkama ei saa, sellega ta harjub ja sellega saavad ka need, kes on harjunud. Isa vaatab ja rõõmustab, et on tal nii tark, töökas ja loomult leebe. Ja oli ka ise ilus, tõeline ilu ja tema headusest sai tema ilu veelgi rohkem. Tema vanemad olid samuti kaunid, aga neile tundus, et nende ilu ei ole kunagi piisav. Ja oli ka ise ilus, tõeline ilu ja tema headusest sai tema ilu veelgi rohkem. Tema vanemad olid samuti kaunid, aga neile tundus, et nende ilu ei ole kunagi piisav. Nad püüdsid oma ilu suurendada põskede punetuse ja valgendajatega ning riietusid veel uutesse rõivastesse, et naaberkülas neitsite koosolekutel uhkustada. Tema vanemad olid samuti kaunid, aga neile tundus, et nende ilu ei ole kunagi piisav ja nad püüdsid oma ilu suurendada põskede punetuse ja valgendajatega ning riietusid veel uutesse rõivastesse, et naaberkülas neitsite koosolekutel uhkustada. Sabava ja Vesnjana istusid ja kostitasid end terve päeva. Aga õhtuks on nad ikka samasugused, nagu nad hommikul olid. Nad märkavad, et päev on möödas, kui palju punast ja valgendajat nad on kulutanud, aga paremaks nad ei ole muutunud. Ja nad istuvad vihaselt. Aga väsib õhtuks, kui ta teab, et loomad on söödud, kõik on majas korras ja puhas. Ta on õhtusöögi valmistanud, leiva järgmiseks päevaks sõtkunud ja isa on temaga rahul. Ta vaatab õdesid oma hellade silmadega ja ei ütle neile midagi. Ja vanemad õed siis veel rohkem vihastavad. Nad arvavad, et hommikul ei olnud nii ilus, aga õhtuks on ta kaunimaks muutunud, kust nad seda ei tea. Isa pidi minema pidustustele. Ta küsib tütardelt, mida te soovite, kallid tütred, mida ma teile tooksin, millega teid rõõmustada. Vanem tütar ütleb isale. Too mulle, kallis isa, poolsal, aga et seal oleksid suured lilled ja kuldse joonistusega. Ja mulle, isa, ütleb. Too ka poolsal, kus on lilled, mis on kuldse joonistusega. Ja lillede keskel, et seal oleks punane. Ja too mulle ka saapad pehmete sääreosadega, kõrgete kontsadega, et nad maapinda koputaks.
Vanem tütar solvus keskmise peale, sest tema ema hellitas teda kõige rohkem ja ütles isale ja mulle: kallis isa, too ka saapad pehmete sääreosadega ja kontsadega, et nad maapinda koputaksid, ja too mulle ka sõrmuskiviga sõrme, sest mina olen sinu ainus vanem tütar. Isa lubas tuua kingitusi, mida 2 vanemat tütart soovisid. Ja küsib nooremalt: aga miks sa vaikid? Aga mina, kallis isa, ei vaja midagi, ma ei käi õuelt kusagil, mulle ei ole riideid tarvis. See ei ole tõsi, kuidas ma saaksin sind kingituseta jätta. Ma toon sulle siis hotelle. Ja hotelle ei ole vaja, kallis isa, ütleb noorem tütar. Aga too mulle, kallis isa, selge Sokola sulgrinist, kui see turul on. Isa sõitis turule, leidis ta vanematele tütardele kingitused, mida nad olid talle soovitanud. Aga selget Sokola sulge, finisti lossi, ei leidnud ta. Küsimusi esitas ta kõigilt kaupmeestelt turul. Ei ole, ütlesid kaupmehed, meil sellist kaupa ei ole, nõudlust selle järele, öeldakse, ei ole. Isa ei tahtnud nooremat tütart, oma töökas ja nutikat last solvata, kuid ta naasis õuele ja selget Sokola sulge, finisti lossi ei leidnud. Kuid Nastenka ei solvunud. Ei midagi, kallis isa, ütles. Mõnikord, kui sõidad, siis leiadki mu sulge. Aeg möödus ja jälle pidi isa turule minema. Ta küsib tütardelt, mida neile kingituseks tuua. Ta oli lahke. Sabava ütleb, sa tõid mulle, kallis isa, eelmisel korral saapad, siis las sepad teevad nüüd nendele saapastele kontsad hõbedaste naeltega. Ja kuuleb vanemat õde ja ütleb ka mulle, kallis isa. Samuti. Aga kontsad koputavad, mitte ei helise. Las nad helisevad. Ja et naelad seppade alt ei kaoks, too mulle veel hõbedane haame. Ma ise panen neile naelad alla. Mida ma peaksin sulle tooma, Nastenka? Aga vaata, kallis isa, kas on selge Sokola sulg finisti lossi, kas on või ei ole. Lubomir Vjadislavitš sõitis turule, ajas oma asjad kiiresti korda ja valis vanematele tütardele kingitused, aga noorema jaoks otsis ta sulge kuni õhtuni. Ei, seda sulge ei ole, keegi ei anna seda ei vahetuseks ega ostmiseks. Isa naasis jälle ilma kingituseta noorema tütre jaoks. Tal oli Nastenkast kahju ja Nastenka naeratas isale. Ta oli selle üle rõõmus, et nägi jälle oma vanemat. Aeg tuli, isa sõitis jälle turule. Mida te, kallid tütred, kingituseks tuua soovite? Vanemõde mõtles ja ei suutnud kohe välja mõelda, mida ta vajab. Too mulle midagi, isa. Ja keskmine ütleb ja mulle, kallis isa, too midagi ja millegi juurde lisa veel midagi. Ja sinu jaoks, Nastenka. Too mulle, kallis isa, üks selge Sokola sulg finisti lossi seest. Lubomir Vjadislavitš sõitis turule, ajas oma asjad korda, valis vanematele tütardele kingitused, aga noorema jaoks ei leidnud ta midagi, seda Sokola sulge turul ei olnud. Isa sõidab metsas ja näeb, et teel kõnnib tamme kepile toetudes vana nõid, kes on temast vanem ja täiesti väsinud. Tere, vanaisa! Tere, kallis! Mille üle sa kurbus? A kuidas siis ei võiks, vanaisa? Mu tütar käskis mul tuua talle Hafinisti kuradi käest ühe piitrisule. Ma otsisin talle seda sulge, kuid seda polnud seal. Ja tütar on mul noorem, kõige kallim, kuigi ma tunnen tema pärast kaastunnet. Vana nõid mõtles hetkeks, siis ütles ta. Nii olgu. Ta lahti sidus seljakoti ja võttis sealt välja karbi, peida see, ütleb ta karbi kohta. Selles on selge Sokka sulg finisti lossi seest. Ja maini veel mu sõnu. Mul on üks poeg. Sulle, tütar, on kahju, aga mulle on poeg. Ta ei taha praegu abielluda, aga aeg on tal käes. Ei taha, sundida ei saa.
ja ta ütleb mulle, et kui keegi palub sinult seda sulge, siis anna ära, ütled ta. See mu pruut palub seda oma vaenlasega. Vana nõid ütles oma sõnad ja äkki polnud teda enam. Ta kadus teadmata suunas. Kas ta oli või ei olnud? Nüüd jäi Nastja isa sulg käes. Ta näeb seda sulge, aga see on hall, tavaline. Aga teda ei saanud kuskilt leida. Isa meenutas, mida vana nõid talle ütles ja mõtles. Tundub, et mu Nastjakele on Makos sellise saatuse pununud ja ta peab minema teadmata, kellele ta abiellub. Isa tuli koju metsakufiga, kinkis kingitusi vanematele tütardele. Ja nooremale Nastjakele andis ta karbi halli sulguga. Vanemad õed riietusid ja naersid noorema õe üle. Aga sina, Nastjake, pista oma varblase sulg juustesse ja uhkusta peegli ees. Nastjake vaikis, aga kui kõik teremes magasid, pani ta enda ette selge halli sulge finisti lossi seest ja hakkas seda imetlema. Ja siis Nastjake võttis sulge oma kätesse, hoidis seda enda juures, silitas ja kogemata lasi selle maha. Kehv keegi lõi kohe aknasse. Aken avanes ja tuppa lendas selge pistrik. Ta langes põlvili ja muutus kauniks noormeheks. Nastjake sulges akna ja hakkas noormehega südamlikku juttu rääkima. Hommikul avas Nastjake akna, noormees langes põlvili ja muutus kohe selgeks sokaks. Ja sokk jättis endast tavarise halli sulge ja lendas simistele taevastele. 3 õhtut kohtus Nastjake sokaga. Päeval lendas ta üle taevase, üle põldude, metsade, mägede ja merede, aga õhtuks lendas ta Nastjake juurde ja muutus heaks noormeheks. 4. õhtul kuulsid vanemad õed Nastjake vaikset juttu. Nad kuulsid ka kellegi teise häält heast noormehest ja hommikul küsisid nad nooremalt õelt. Kellele sa, õde, öösel juttu räägid? Aga mina räägin endaga, vastas Nastjake, mul pole sõpru. Päeval olen ma majapidamistöödes, ei ole aega rääkida, aga õhtul räägin ma iseendaga. Vanemad õed kuulasid nooremat, aga ei uskunud teda. Nad ütlesid isale. Isa, aga meie Nastjakel on õhtusöök, ta näeb teda öösiti ja räägib temaga, me ise kuulsime. Isa vastas neile. Te ei peaks kuulama, ütled ta, miks meie Nastjakel õhtusöök ei võiks olla. Siin pole kedagi kehva, tüdruk on ilus ja oma ajal abielus, kui Jumal annab vihma, tuleb ka teie kord. Nii ei teadnud Nastja oma valitud noormeest järjekorras, ütles Sabava, et tema peaks esimesena abielluma. Ta on tõesti sinu, otsustas isa, nii et saatus ei käi arvu järgi, vaid rikka käsu ja Makosi soovide järgi. Mõni pruut istub vanaduses neitsina, aga mõni on noorest east kõigile armas, nii ütles isa vanematele tütardele ja mõtles ise. Või on see vana ennustaja sõna tõeks saanud, et ta andis mulle selle sulge? Hädasid pole, vana ennustaja on ajaga tark ja kõikide taevaste jumalate lemmik. Kas tema poeg on hea inimene, mis saab Nastjake õhtusöögist? A vanematel tütardel oli oma soov. Otsustasid nad öist külaliste emale peletada, et Nastjat valepärast abielu ei seostataks. Kui õhtu kätte jõudis, tõmbasid Nastjake õed noad käepidemetest välja ja lõid noad aknaraamidesse ja ümber selle ning lisaks noadele lõid nad sinna veel teravaid nõelu ja kuumi nooli. Nastjake sel ajal lüpsid lehmi tallis ja ei näinud midagi. Ja nii, kui pimedaks läks, lendab selge kotkas Nastjake akna juurde. Ta lendas akna juurde, lõi end teravate noade ja nõelte vastu. Ta lõi noolega, lõi, haavas end kogu rinna. Ja Nastjake väsis taga ja tööst ta uinus, oodates oma selget kotkast ega kuulnud, kuidas tema kotkas akna vastu lõi. Siis ütles selge kotkas valjult.
head aega, mu kaunis neiu. Kui ma sind vajan, leiad mind, isegi kui ma olen väga kaugel. Ja enne seda, kui sa tuled minu juurde 3 ja 9 maast, 10. põrgus kulutad sa 7 paari raudsest saapast, 7 raudse leiva sööd ära. Ja Nastjake kuulis uinudes selge kotka sõnu, aga tõusta ja ärgata ei suutnud. Ja hommikul ärkas ta, süda põles tal, ta vaatas aknast välja ja aknas kuivab selge kotka veri päikese käes. Siis hakkas Nastjake nutma, ta avas akna ja vajus näoga sinna, kuhu oli jäänud selge kotka veri finista paleest. Isarad pesid sokoli vere ära ja näis, nagu oleks ta end oma kihlatu verega pesnud. Ütles isale, ära karista mind, isa, lase mind minna kaugele teele, sest seal on mind ootamas. Kui Jumal lubab, kohtume jälle, aga kui ma suren, oli see mulle saatuses kirjutatud. Isa oli kurb, et pidi oma armastatud tütre tundmatusse laskma. Kui Jumal annab, ma jään ellu, näeme üksteist ja kui ma suren, kirjutati see mulle teada. Isa oli kurb, et pidi saatma oma armastatud noorema tütre tundmatusse kohta, aga ei saanud teda sundida elama metsas, kus ta ei oleks olnud õnnelik. Svarok ei luba, teadis isa, et armastav tüdruku süda on tugevam kui isa ja ema võim. See kuulub ainult ladele ja Makosile. Ta hüvasti jättis oma armastatud tütrele, õnnistas teda kaugele teele ja lasi tal minna heade jumalate kaitse alla. See allub ainult ladale ja Mokosile. Ta hüvasti jättis oma armastatud tütrele, õnnistas teda kaugele teele ja lasi tal minna heade jumalate kaitse alla. Sepp valmistas Kale 7 paari raudsusse, ka võttis kaasa veel 7 raudleiba, kummardas oma armsale isale ja vanematele õdedele, kohtus oma kallite vendadega, külastas ema hauda, tõi suguharule ja ladele ohvrid ning asus teele, et otsida oma kihlatu, selget sokolit. Kõndis teed pidi, ta kõndis mitte 1, mitte 2, mitte 3 päeva jooksul, ta kõndis pikka aega. Ta kõndis läbi puhta põllu ja metsade, kõndis kõrgete mägede vahel. Põldudel laulsid linnud talle laule, metsad tervitasid teda ja kõrgetelt mägedelt imetles ta kogu maailma. Ja lõpuks jõudis ta imelisse orgu, kus kaubanduse vaitmanid seisid ja sellest orgust tõusid lõpmatutesse taevastesse. Põldudel laulsid linnud talle laule, metsad tervitasid teda ja kõrgetelt mägedelt imetles ta kogu maailma. Ja lõpuks jõudis ta imelisse orgu, kus kaubanduse vaitmanid seisid ja sellest orgust tõusid lõpmatutesse taevastesse. Nastenka anus, et ta läheks heade inimeste juurde Viitemani kaubanduse jaoks. Ja ta lahkus kaugele teele oma kodumaalt 3-9 kaugest maast. Pikka aega kihutas kaubanduse vaitmana tähtede all, kui palju aega on möödunud, ei tea keegi, ainult oli kulutanud 1 paari raudsusse, 1 raudleiva oli söönud. Ja siin lõppes kaubanduse vaitmana tee, kuid ka teel ei olnud lõppu ega äärt. Siis ohkas väsinult ja kui kaubanduse vaitmana maandus imelisele maale, läks ta metsateed pidi, järgides loojuvat sinist päikest. Ta kõndis kaua, juba oli öö saabunud, taevastes särasid 2 kuud maa kohal ja nägi metsas tornmaja. Nastenka mõtles. Lähen torni, küsin inimestelt, kas nad on näinud mu selget sokolit Vinista paleest. Nastenka koputas tornile. Selles tornmajas elas üks vanaema, kas hea või kuri, ei teadnud. Vanaema avas ukse, tema ees seisis punane neiu. Lase mul, vanaema, ööbida. Tule sisse, kallis, sa oled külaline. Kuidas sind kutsutakse, kallis? Nastenka. Aga kes teie olete, vanaema? Mina olen jumalanna Karna. Kas sa lähed kaugele, noor neiu? Kaugel või lähedal, ise ei tea, vanaema. Ma otsin selget sokolit Vinista paleest. Kas sa ei ole temast kuulnud, vanaema Karna? Kuidas ei võiks kuulda? Mina olen vana, olen juba ammu selles maailmas elanud. Ma olen kuulnud kõigist igas maailmas. Kas sul on kaugele Vinista paleesse minna, kallis? Veel 1,5 ringi kaugeid maid. Hommikul äratas jumalanna Karna ja ütles talle, mine, kallis, nüüd mu õe jumalanna juurde. Ta on minust vanem ja teab rohkem.
Võib-olla õpetab ta sind headusele ja ütleb, kus su selge sokol elab. Ja et sa mind, vana, ei unustaks, võta siit see hõbedane alus ja kuldne vöö. Kui sa hakkad kiudu keerama, kuldne niit venib välja. Hoia mu kingitust, kuni see sulle kallis on. Kui sa hakkad kiudu keerama, kuldne niit venib välja. Hoolitse mu kingituse eest, Nastenka, nii kaua, kuni see sulle kalliks jääb. Aga kui see ei ole kallis, siis kingi see ise. Võitis kingituse, imetles seda ja ütles jumalanna Karnale, aitäh, jumalanna vanaema, aga kuhu ma nüüd minema pean, mis suunas? Aga ma annan sulle lõngakera, rattaga ja teed näitav, kuhu lõngakera veereb, sinna sa mine tema järel. Ja kui sa mõtled puhkusele, kallis, istud rohu peale ja lõngakera peatub, ootab sind. Kummardas vana jumalanna Karna ees ja läks lõngakera järel. Pikka aega või lühikest aega kõndis, teed ta ei lugenud, endale ka ei kahetsenud. Ja ta näeb, et metsad seisavad tumedad, hirmuaratavad. Põldudel kasvab leivata, okkaline rohi. Kedrad kohtuvad paljad, kivised ja linnud ei laula maa kohal. Kõndis aina edasi, aina kiiremini ta kiirustas. Vaata, jälle imeline org ja selle peal kuldsed vaitmanid, kõik kaubanduslikud. Nastenka anus headelt inimestelt kuldmünti, kaubanduslikku münti. Vahetas teise paari raudsusse jalatsite vastu. Võitis lõngakera teed näitava ja lahkus imelisest maast, kus jumalanna Karna elas. Pikka aega kihutas kuldne vaitman tähtede seas. Kui palju aega on möödunud, ei tea keegi, ainult on veel ühe paari raudsusse jalatsitest kulutanud, veel ühe rauast leiva ära söönud. Ja siin lõppes kuldse vaitmani tee, aga jaoks ei ole teel. Lõppu ega äärt. Kuldse udu ulgumine asus pimedale, inetule maapinnale. Rudno päikemägede taha loojub, soojuse ja valguse annab ta vähe, aga kuud taevas selle maa kohal ei ole üldse. Näeb, et must mets on lähedal ja külm öö on saabumas ja metsaservas ühes üksildases majakeses on aknast tuli süüdatud. Nastenka lasi inetul maapinnal käest väikese palli lahti ja see veeres selle väikese maja poole. Läks tema järel ja koputas aknale. Lahked võõrustajad, lubage mul öö veeta. Härberi verandale tuli välja vana naine, kes oli vanem kui see, kes varem Nastenkat tervitas. Kuhu sa lähed, punane neiu? Keda sa maailmast otsid? Otsin Finisti paleest vanaema Brikt Falconit. Käisin vanajumalanna Karna juures metsas imelisel maal sinise päikese all. Ööbis ta seal. Ta on kuulnud Brikt Falconist, kuid ei tea seda oma maal. Võib-olla rääkis tema õde, jumalanna, teab. Vana proua lasi Nastenka väikesesse häärberisse. Söötis, jootis ja pani magama. Ta äratas hommikul külalise ja ütles talle. Kuula mind, kallis neiu. Nad kutsuvad mind Tarretise jumalannaks. Oma selged pistrikud on teil kaugel otsida. Kinistipale jääb meist vähemalt 2,9 ja poole kaugusele. Ma teadsin temast, aga meie inetul maal ei ole ma teda näinud. Aga mine nüüd meie vanema nõbu, jumalanna juurde. Ta on jumalanna Makosi noorem tütar, kes kudub inimestele õnnelikku saatust ja seetõttu peab ta temast teadma. Aga mine nüüd meie vanema nõbu, jumalanna juurde. Ta on jumalanna Makosi noorem tütar, kes kudub inimestele õnnelikku saatust ja seetõttu peab ta temast teadma. Ja et sa mind mäletaksid, võta minult väike kingitus. See toob sulle rõõmu ja jääb mälestuseks, aga vajadusel aitab ka. Ja jumalanna andis oma külalisele kingituseks hõbedase taldriku ja kuldse muna. Nastenka palus perenaise vanajumalannalt tema tekitatud hädade eest andestust, kummardus tema poole ja järgnes eksinud väikesele pallile. Nastenka kõnnib ja loodus teda ümbritseval inetul maal on muutunud täiesti võõraks. Ta vaatab, siin maal kasvab ainult must mets.
ja puhtast väljast ei ole jälgegi ja mida kaugemale klubi veereb, seda kõrgemaks puud kasvavad ja nende tüved põimuvad omavahel. On juba päris pime, taevas ei paista rikka päikese valgust, ainult veripunase päikeseloojangutule peegeldus on jäänud. Must mets avanes ja nägi suurt tühja maad, mustast kivist kaetud ja selle peal olid tulevahtide leegid. Palus headelt inimestelt minna tulevahtide juurde, vahetas kolmandate rauast saapade vastu, võttis klubi kaasa ja lahkus inetust maast, kus hea jumalanna elas. Pikka aega kihutas tulevaht tähtede seas Peruni teed pidi. Kui palju aega on möödunud, ei ole teada. Ainult oli kolmanda paari rauast saapaid ära kandnud. Kolmas rauast leib on ära söödud. Ja siin lõppes Vaitmana Ognenna tee. Kuid Nastenka teel pole lõppu. Tulevaht laskus ilusale, uhkele maale. Kuldne päike loojub mere taha, annab palju soojust ja valgust ja 4 kuud katab taevast imeliselt meie kaunist maad. Näeb, et türgiisinine meri on lähedal ja seal on kuldsete lehtedega mets, mis on lähedal ja selle metsaservas seisavad üksildased majad. Lasi oma klubi ilusale maale käest välja ja see veeres nende majade poole. Läks tema järele ja koputas aknale, head peremehed, laske ööbima. Välja tuli heatahtlik vana naine, kes oli veel vanem, kui jumalanna, kes oli varem külalisena vastu võtnud. Kuhu sa lähed, punane neiu? Keda sa maailmast relvadega otsid? Ma otsin lahke vanaema Brikt Falconit Finisti paleest. Olin vanajumalanna seeli juures metsas, pimedal ja inetul maal maagipäikese all. Öö veetis ta juures, ta oli kuulnud olast, aga ei tea, kus teda oma maal leida. Võib-olla rääkis tema nõbu, jumalanna teab, aga kus teda otsida, ei ole mulle teada. Vana naine lasi il tuppa, toitis ja jootis teda, aitas tal saunas soojendada ja saatis magama. Ta äratas hommikul külalise ja ütles talle, kuula mind, armas neiu. See olen mina, jumalanna. Kaugel on sul oma otsida, meie ja Finista lossi vahel on mitte vähem kui 8,5 kaugust. Ja 3 veel juurde. Ma teadsin temast, aga meie maal ei ole ma teda näinud. Aga mine nüüd minu vanema õe jumalanna juurde. Tema punub inimestele õnnetut saatust ja tal on ilmselt teadmine sinu õnnetusest. Ja et sa mind mäletaksid, võta minult väike kingitus, see toob sulle rõõmu ja aitab vajadusel. Ja jumalanna kinkis oma külalisele malahiidist veskikividega hõbekriidi. Palus heatahtlikult jumalannalt andestust vaeva pärast, kummardas talle ja läks tagasi klubi teed pidi orgu, kus erinevad Vaitmanid seisid. Ta nägi hõbedast Vaitmanat, vahetas 4. paari raudsandaalide vastu. Ja ta palus headelt inimestelt, et nad võtaksid ta endaga kaasa. Pikka aega kihutas hõbedane Vaitman tähtede all taevast. Kui palju aega on möödunud, ei ole teada, ainult on 4. paari raudsandaale ära kandnud, 4. rauast leiba on ta ära söönud. Ja siin lõppes hõbedase Vaitmana tee, aga teel ei ole lõppu ega äärt. Siis ohkas raskelt. Ja kui Vaitmana istus kummalisele, tühjale ja kuumale maale valge päikese all, läks ta mööda keerulist teed, mis lookles mägede vahel. Ta kõndis kaua, juba oli öö saabunud, taevas maapinna kohal särasid 3 kuud eredalt. Ja näeb tee ääres, kivise ajaga, sepistatud väravatega, seisvad kivist teremit. Nastenka mõtles, et ma lähen kivitorni ja palun ööbida lahkete inimestega. Ja hommikul küsin omanikelt, võib-olla nägid nad mu selget pistrikut Finisti paleest. Nastenka koputas sepistatud väravale. Kivisest teremist tuli välja väga vana naine, kui ta koputas. Vana naine avas sepistatud väravad ja tema ees seisis punane neiu. Lase, hea vanaema, rändur ööbida.
Tule, mu kallis, Härberisse, mu kallis, sinust saab minu külalised. Avaras ülemises toas toitis väga iidne vana naine, andis Nastenkale juua ja pani imelisele voodile magama. Ta äratas hommikul külalise ja ütles, kuidas sind kutsutakse, punane neiu. Aga kes teie olete, vanaema? Ja mis sundis teid elama sellises üksilduses? Ma olen kõnejumalanna. Emake Makos usaldas mulle kududa ebaõnnelikku saatust. Need, kes on suguharu ja Svorga seadustest kõrvale kaldunud. Ja kas sa lähed kaugele, kallis? Kaugel või lähedal, ise ei tea, vanaema. Aga ma otsin selgelt musta finista sokolat. Saatus on meid tumedalt lahutanud. Kas sa ei ole temast midagi kuulnud, vanaema ei jõgedelt? Kuidas ei kuulda? Ma olen vana, olen juba ammu elanud Svorga maailmas. Ma tean paljude saatustest Svorga maailmades. Kaugele pead sa minema finista lossi, kallis? Veel üks ring kaugetest kaugustest koos ühe veerandiga. Aga pea meeles, kallis, et sind ei lahutanud su saatustumedus, vaid lihtsalt inimeste kadedus. Ja kui sa ei loobu oma plaanist ja ei hülga oma armastust, siis kõik su elus läheb korda ja õnn ei jäta sind. Ja nüüd mine, kallis, nüüd mu jumalana tare sugulase juurde. Kuigi ta on minust vanem, teab ta heast elust rohkem. Võib-olla õpetab ta sind headusele ja ütleb, kus su selge sokol elab. Ja et te vana mind ei unustaks, võtke see hõbedane võirook suveniiriks. Kuldse kaanega. Õli on selles ja ei saa kunagi otsa. Ja kui sa hakkad sööma lisaõli toidule, siis ei leia sa maitsvamat toitu. Hoidke mu kingitust, Nastjanka, kuni see on sulle kallis ja kui see enam kallis ei ole, kingi see ise edasi. Nastjanka võttis kingituse ja tänas head jumalanna Nesretšat. Ta hüvasti jättis ja läks õuelt minema, järgides klubikest teed. Klibu viis ta läbi mägede oru, kus seisis vaid üks suur vaitmara. Ta nägi suurt vaitmara, vahetas 5. paari raudsusse ja palus headelt inimestelt võtta ta endaga maale, kus jumalana tara elab. Nii kiiresti kihutas suur vaitmara tähtede seas, et tähevalgus muutus ribadeks ja voolas imeliseks vikerkaareks. Kui palju aega on möödunud, ei ole teada, ainult Nastjanka on 5. paari raudsusse ära kandnud, 5. raudleiva ära söönud. Sealt lõppes suure vaitmara tee maapinnale, aga Nastjanka tee ei lõppe kunagi. Suur vaitmara laskus maale, imeliselt kaunile maale. Kuldne päike roheliste metsade kohal mängib kiirtega, annab soojust ja valgust erinevatele elusolenditele. Nastjanka näeb, et roheliste metsade kõrval seisab imeline linn ja selle keskel on valgest kivist loss. Nastjanka lasi oma klubikese käest imeliselt kaunile maale ja see veeresteed pidi linna poole. Nastjanka läks tema järel läbi linna. Turu lähedal peatus klubike ja ei liikunud edasi. Ta tõstis selle üles ja tema poole tulid head ja rõõmsad inimesed. Kõik on pidulikult riides, küsis Nastjanka nende käest. Öelge, head inimesed, kuhu ma edasi minema pean? Kust leida valgusat jumalanna tarat? Head inimesed võtsid Nastjanka valgete kätega üles. Ja nad saatsid ta valgest kivist lossi juurde, jätsid ta trepile ja läksid oma asjade juurde. Nastjanka koputas tammeuksele, mis oli kaunistatud mikerdustega. Tammeuksed avanesid ja Nastjanka ette astus kaunis neiu, kelle silmad särasid sinise valgusega ja tema hele juuksepael ulatus maani. Ta vaatas Nastjankat heatahtliku pilguga ja küsis. Kes sa oled, kaunis neiu, ja mis asja pärast sa meid külastad? Otsin, õde, valgusat jumalanna tarat südame asjal ja mind saatis tema sugulane jumalanna Nesretša. Kaunis neiu võttis Nastjanka käest kinni, viis ta valgetesse kivist kambrisse, andis juua ja süüa ning pärast viis ta magamistuppa ja ütles talle. Ma olen jumalanna tara, õde. Ära vaata, et ma noor välja näen. Ma olen elus elanud rohkem kui 100 ringi Svarogi maailmas. Nüüd maga natuke, puhka teekonnast ja homme räägime sinu südameasjast.
Nastjanka heitis pehmele voodile ja uinus magusat tund, nagu ta poleks ammu maganud. Ja hommikul äratas jumalanna Tara Nastjanka, andis talle süüa ja juua, viis ta suitsusesse aeda, istutas nikerdatud pingile ja hakkas teda küsitlema. Räägi, õde, kuidas on sinu südameasi? Jumalanna Tara rääkis Nastjankale. Kõik on nii, nagu on, ma ei ole midagi varjanud. Kuula mind, kallis õde. Olen kuulnud sinu Jasna Sokolist. Ma olen juba ammu elanud Svarogi maailmas, tean palju lähedastes maailmades, sul on veel pikk tee minna kuni Fäänide lossi, veel üks ring kaugetest maadest on jäänud, aga sa pead kiirustama, õde. Ta hakkas teele minema oma haavadest, aga nüüd järgib teda mustasilme neiu, kellel on tulevärvi juuksed ja kes on tulnud kaugest maast. Mine nüüd jumalanna Tšivi juurde, minu veretuks venna Tarha Tšoodipogi abikaasa juurde. Ta on minust vanem ja teab rohkem. Võib-olla oskab ta sulle näidata lühikest teed Fäänide lossi, kus praegu su Jasna Sokol elab. Ta on minust vanem ja teab rohkem. Võib-olla oskab ta sulle näidata lühikest teed Fäänide lossi, kus su Jasna Sokol praegu elab. Ja et sa mind, õde, ei unustaks, võta need kandlekesed kuldse värviga kaunistatud hõbedaste keeltega. Kui hakkad kandleid mängima, siis tõmbab kogu maailm tantsima. Hoidke mu kingitust, Nastjanka, kuni see sulle kallis on. Ja kui see enam kallis ei ole, kingi see ise edasi. Ja nüüd mine minu tuleleegiga vankrisse, see viib sind kiiresti minu venna juurde ja sealt leiad ka Tšivi. Nastjanka võttis kingituse, kuldse värviga kaunistatud kandlekesed, kummardas igavesti noore jumalanna Tare ees. Ta tänas teda ja läks tuleleegiga vankri poole. Ja kui Nastjanka läks tuleleegiga vankri poole, vahetas ta 6 paar raudsusse ja sõitis vankriga imelisest maast. Tuleleegiga vanker lendas tähtede seas nii kiiresti, et tähti ei olnud näha, vaid üks mitmevärviline vikerkaar helkis. Kui palju aega on möödunud, ei ole teada. Ainult Nastjanka oli 6 paar raudsusse kulutanud, 6 raudleib oli ära söödud ja siin see tee tuleleegiga vankrisse lõppes, aga Nastjanka teekonnast oli jäänud veel vaid väike osa. Tuleleegiga vanker laskus, Nastjanka astus maale ja imestusest peaaegu kaotas mõistuse. Talle näis, et ta oli taas oma kodumaal, nagu poleks ta kuhugi läinud. Nii nagu selge päike mängib kiirtega metsade ja põldude kohal, nii lendavad ka linnud taevas. Nastjanka vaatas ringi ja nägi, et põllu ja metsa vahel seisis imeline terem. Teremast astus välja nii kaunis neiu, et seda ei oska isegi sõnadesse panna. Nastjanka lähenes talle ja ütles: Tere, hea perenaine, palun ütle, kust ma jumalanna Tšivi leida saan. Torni kaunitar vastas Nastenkale: Tere, ka sina, armas neiu. Mina olen jumalanna Tšiva, mis asja sul minuga on? Jumalanna Tšiva rääkis Nastjankale kõik, nagu on, midagi ei varjanud. Ja tema ütleb: astu terema, armas neiu, puhka teekonnast ja kui mu abikaasa, vihmajumal Taar Perunovitš, tagasi tuleb, viib ta sind oma taevastesse vankritesse. Finista paleesse, maale, kus praegu elab su selge sokka. Nastjanka astus imeliku terema, istus toas kaunile pingile ja jäi kohe magama. Kui Nastjanka ärkas, vaatas ringi ja nägi, et ta lamab pehmel patjal, pehmete padjade peal. Ja siidise kardinaga varjatud taga käis keegi vaikset vestlust. Nastjanka kuulas ja kuulis mehe häält. Selge sokkel on täna abiellunud, ta elab oma välismaise perenaisega. Kaugest maailmast võõralt maalt Finisti paleesse saabunud turiste juustega mustasilme tüdruk segas ta oma loitsuga. Nastjankal on raske oma saatus tagasi saada, aga tal on armastav süda. Ja südamesse tuleb ka mõistus ning mõistusest muutuvad rasked asjad kergemaks. Nastjanka astus peremeeste juurde ja ütles vastuseks: aitäh teie hoolitsuse eest. Palun aidake mind, head peremehed, jõuda Finista paleesse. Ja seal, kui sugu ja Makosi tahe lubab, toon ma tagasi oma selge sokoli. Ja ta kummardas neile maapinda. Palun aidake mind, head peremehed, jõuda Finista paleesse. Ja seal, kui sugu ja Makosi tahe lubab, toon ma tagasi oma selge sokoli ja kummardasin neile maapinda. Ja jumalanna Tšiva ütleb: aitäh mulle pärast. Ja siin on sulle kingitus.
võtke minult kuldne vits ja nõel. Hoia seda kangast, aga nõel õmbleb ise. Mine nüüd, armas neiu, Perunovitšide juurde. Ta viib sind Finista paleesse. Teed on jäänud vaid poolringi kaugusele. Ja mida sul tegema peab, selle saad ise hiljem teada. Nastjanka vahetas jalga viimase paari raudsusse. Ja nii oli ta taevavankril imelisest maast. Kuigi taevavanker lendas tähtede seas kiiresti, tundus Nastjankale, et see tee on kõige pikem. Kui palju aega on möödunud, ei ole teada. Ainult Nastjanka oli viimase paari raudsusse ära kandnud. Viimane raudne leib on ära söödud. Ja siin lõppes taevavankri tee. Tulev vanker laskus maapinnale. Isegi jumal Tahar Perunovitš näitas Nastjankale, millises suunas minna ja ütles, lahkudes võtta minult kingitus, kaunis neiu, mitmevärviline pael. Kui sul läheb tõeliselt raskeks, siis punu oma heledasse punutisse mitmevärviline pael ja mis edasi juhtub, seda näed. Nastjanka läks, nagu ta oli, paljajalu, mõeldes, kuidas ma lähen, siin on kõva, võõras, sellega tuleb harjuda. Möödus natuke aega ja ta näeb, et heinamaal seisab rikkalik õu ja õues on nikerdatud rõdu ja mustrilised aknad. Ühe akna juures istub tulepunane, hea ja auväärne perenaine ning vaatab Nastjankat, nagu küsides, mida tal vaja on. Nastjanka meenutas, et tal pole nüüd enam millegagi jalga panna. Viimase paari raudsusse oli ta ära kandnud. Ja toitu ei olnud enam jäänud, viimase raudse leiva oli ta teel ära söönud. Ta ütles mustasilmsele ja tulepunasele perenaisele, tere, perenaine, kas sul ei ole vaja töölisemat leiva ja riiete eest? Siin, palun, vastab perenaine, aga kas sa oskad ahju kütta, vett tuua ja lõunat valmistada? Ma elasin isa juures ilma emata, ma oskan kõike. Kas sa oskad ka lõnga kududa, kanga kududa ja tikandit teha? Nastjanka meenutas kingitusi, mida jumalannad olid andnud. Ma saan, mine siis, ütleb perenaine inimeste kööki. Nastjanka hakkas töötama ja teenima võõras rikkas õues. Nastjanka käed on ausad ja usinad. Iga töö läheb tal hästi. Nastjanka sööb leiba, joob kvassi, teed ei palu. Tal polnud veel olnud nii usinad, head ja nutikad töölisemad. Ja Nastjanka sööb lihtsalt leiba, joob seda kvassiga, aga teed ei palu. Perenaine kiitles oma tütrele, vaata, ütleb, milline töölisemees meile õues on, alandlik, osav ja näolt armas. Perenaise tütar vaatas Nastjankat ja ütles, fui, olgu ta kui armas, aga mina olen temast ilusam. Mul on kehakujult rohkem volüümi ja mu juustes mängib tuli, aga tema juustes peegeldub vaid õlg. Õhtul, kui ta oli peretöödega valmis saanud, istus Nastjanka lõnga kuduma. Ta istus pingile, võttis välja hõbedase tontse ja kuldse vöö ja tuleb. Ta tuleb ja kude tõmbab miidi, miit ei ole tavaline, vaid kuldne. Ta tuleb, aga vaatab hõbedasesse tontsesse ja imestab, et näeb seal oma selget sokku. Ta vaatab teda nagu elavat inimest. Nastjanka vaatab teda ja räägib temaga. Mu kallis sokuke, miks sa jätsid mind üksi nutma sinu pärast? See on mu arulagedate õdede saatus, et nad meid lahutasid, sinu verd valasid. Ja perenaise tütar astus sel ajal inimeste tuppa. Seisab eemal, vaatab ja kuulab. Kelle pärast sa muretsed, neiu? Küsib ta. Ja mis lõbu teil on? Nastjanka ütleb talle, ma muretsen oma kallima selge soku pärast. Ja mina tulen niidi juurde, et sokule rätikut välja proderdada. Oleks tal, millega hommikul valget nägu pühkida. Müü mulle oma lõbu, ütleb perenaise tütar, aga mul on ka selge sokk ja ma teen talle samuti niidi. Nastjanka vaatas perenaise tumedat tütart, peatas oma kuldse vöö ja ütles, mul ei ole lõbu, mul on käestöö. Kuid hõbedane põhi, kuldne spindel, pole müügiks. Mu hea vanaema kinkis selle mulle. Perenaise tütar solvus. Talle ei olnud tahtmine kuldset vööd käest lasta. Kui ei müüda, ütleb ta, siis teeme vahetuse.
ma kingin sulle ka mingi asja. Anna see mulle, ütles Nastenka. Lubage mul heita pilk teie abikaasale, Õelale pistrikule, vähemalt korra. Võib-olla meenutab ta mulle mu sokku. Perenaise tütar mõtles, raputas oma tulepunaseid juukseid ja nõustus. Palun, neiu, ütled ta, anna mulle oma lõbu. Ta võttis Nastjankalt hõbedase tontse ja kuldse vöö, samal ajal mõeldes, et näitan ma talle selgeid sokke vaid hetkeks, temaga ei juhtu midagi, annan talle unerohtu ja selle kuldse vöö kaudu saame koos emaga rikkaks. Õhtuks naasis selge sokk taevast. Ta pöördus hea noormehe poole ja istus õhtusöögile peres, perenaine ja selge sokk koos naisega. Perenaise tütar käskis kutsuda Nastjankat, et ta teeniks lauas. Ja vaatab selget sokku, nagu oli kokku lepitud. Nastenka on ilmunud, ta teenib lauas, serveerib toitu. Ja ei suuda selgelt sokult silmi ära võtta, aga selge sokk istub, nagu poleks teda seal. Ta ei tundnud Nastjankat ära ja ta oli teel väsinud, minnes tema juurde. Ja kurbusest muutus ta nägu. Siin on veel ka naine. Ta lisas jooki erinevaid ürte. Teremehed sõid õhtusöögi ära, siis tõusis selge sokola ja läks magama oma tuppa. Nastjanka ütleb siis noorele tulekarva perenaisele, aed on täis kärbseid, lähen selge sokola tuppa, et neid eemale peleta, et ta saaks rahulikult magada. Las ta minna, ütles vana perenaine. Noor perenaine mõtles jälle siin. Annet, ütleb ta, las ta ootab. Ja tema läks mehe järel, andis talle ööseks Donovi joogi juua, karjus ja tuli tagasi. Võib-olla mõtles perenaise tütar, et teenijal on veel mingit lõbu sellise vahetuse jaoks. Mine nüüd, ütles ta Nastjankale, mine peleta kärbsed selge sokola juurest eemale. Nastjanka tuli selge sokola tuppa ja unustas kärbsed. Ta näeb, et tema kallis sõber magab sügavat und. Nastjanka vaatab teda, ei saa ära vaada. Kallutas end tema poole lähedale, hingab temaga ühte hingamist, sosistab talle. Ära maga, mu kalli selge sokol. Ma tulin sinu juurde. Ma olen 7 paari raudsest saapast kulutanud, 7 raudset leiba ära söönud. Aga selge sokol magab sügavalt, ta ei ava silmi ega ütle sõnagi vastuseks. Selge pistriku naine, meistri tütar, tuleb ülemisse tuppa ja küsib. Peletasid kärbseid. Peletasid, ütleb Nastjanka. Nad lendasid aknast välja. Noh, mine inimeste tuppa magama. Teisel päeval, kui Nastjanka oli kogu peretöö ära teinud, võttis ta hõbedase taldriku ja veeretab selle peal kuldmunaga, veeretab ringi ja uus kuldmuna veereb taldrikult maha, veeretab teist korda ringi ja jälle uus kuldmuna veereb taldrikult maha. Nägi perenaise tütar. Kas tõesti, ütleb ta, on sul selline lõbu? Müü mulle see või ma annan sulle vahetuseks, mida iganes soovid. Nastenka räägib talle vastu. Müüa ei saa. See hea vanaema andis mulle selle kingituseks ja ma annan sulle tasuta taldriku koos munaga. Siin, võtta. Perenaise tütar võttis kingituse ja rõõmustas. Võib-olla on sul ka midagi tarvis, Nastjanka, küsige, mida soovite. Küsib Nastenka vastuseks. Aga mulle on kõige vähem vajalik. Luba mul jälle selge sokola kärbseid peletada, kui sa ta magama paned. Ole hea, ütleb noor perenaine. Aga ta mõtleb, mis temaga mehega juhtub, kui võõras neiu piilub. Ja ta magab selle loitsu tõttu, ei ava silmi, aga võib-olla on teenijas veel mõni lõbu. Õhtuks tuli jälle, nagu tavaks, selge sokola tagasi taevast. Ta muutus heaks noormeheks ja istus oma perega lauda õhtusöögile. Selge sokola naine kutsus Nastjanka teenima laua taga toitu serveerima. Nastjanka serveerib toitu, paneb tasse, asetab lusikaid, aga ei võta silmi sokolilt ära. Ahvinis vaatab ja ei näe teda, tema süda ei tunne teda ära. Taaskord, nagu tavaks, andis perenaise tütar oma mehele magusat jooki ja pani ta magama. Ja perenaine saatis Nastjanka tema juurde ja käskis tal kärbseid peletada.
Nastjanka tuli selge Sokola juurde, hakkas teda kutsuma ja nutma tema üle. Mõtles, et täna ta ärkab, vaatab tema poole ja tunneb ära Nastjanka. Nastjanka kutsus teda kaua ja pühkis pisarad oma näolt, et need ei langeks valgele näole, kellele ta on määratud ja ei niisutaks seda. Aga selge Sokola magas, ta ei ärganud ja ei avanud silmi vastuseks. 3. päeval lõpetas Nastjanka kogu peretöö, istus pingile rahvatoas, võttis välja kuldse kangastükki ja nõela. Ta hoiab käes kuldset kangastükki ja nõel ise tikib kangale. Nastjanka tikib, ta räägib ise. Tiki, tiki, mu kaunis muster, tiki mu armastatule, selgele Sokolale, et tal oleks millele imetleda. Noor perenaine käis läheduses ringi. Ta tuli rahva tuppa, nägi Nastjanka käes kuldset kangastükki ja nõela, millega ta ise tikib. Tema südamesse tekkis kadedus ja ahnus. Ja ta ütleb, Nastjanka, mu kallis, kaunis neiu, kingi mulle selline lõbu või võtta midagi, mida soovid vahetuseks. Mul on kuldne vöö, kootud lõnga ma keeran, kangast ma teen, aga kuldset kangastükki koos nõelaga mul ei ole, tikkimiseks pole millegagi. Kui sa ei taha vahetada, siis müü, ma maksan sulle hinna. Ei saa, ütleb Nastjanka, ei saa kuldset kangastükki koos nõelaga ei müüa ega vahetada, need andis mulle kõige parem, kõige kaunim jumalana tasuta. Ja ma annan need sulle tasuta. Noor perenaine võttis kangastükki koos nõelaga, aga Nastjankal ei olnud talle midagi anda. Ja ta ütleb, tule, kui tahad mu mehe selge Sokola kärbseid peletama. Varem palusid sa ise. Tulen siis, olgu nii, ütles Nastjanka. Pärast õhtusööki noor perenaine ei tahtnud alguses selgele Sokole unerohtu anda, aga siis mõtles ümber ja lisas seda jooki. Milleks tal tüdrukut vaadata, las ta magab. Nastjanka läks kambrisse magava selge Sokola juurde. Tema süda ei suutnud enam oodata. Ta vajus tema valgele rinnale ja nutab. Ärgake, ärgake, mu armastatu, mu selge Sokol. Ma olen läbi 7 taevast maad jalgsi käinud, lendasin läbi taevased avarused, sinuni teel. Ise surm on väsinud, käima minema koos minuga taevastes maades. 7 paari rauast saapad mu jalad on kulutanud, 7 rauast leiba ma olen taevastes ära söönud. Tõuse üles, ärka, mu armastatu, selge Sokol, halasta mu peale. Aga selge Sokol magab, võõrastest maadest saadud unerohtu ta ei tunne midagi ja ei kuule Nastjanka häält. Pikka aega üritas Nastjanka selget Sokolat ärata, pikka aega nutis ta tema üle, aga Sokol ei ärganud. Naise jook oli tugev. Üks kuum pisar Nastjankalt kukkus selge Sokola rinnale ja teine pisar kukkus tema näole. Üks pisar põletas Sokola südant, aga teine avas talle silmad. Ja ta ärkas just sel hetkel. Ah, ütleb ta, mis mind põletas. Mu saatuse Sokol, vastab Nastjanka, ärka üles, see olen mina, kes tuli. Ma olen sind kaua-kaua otsinud, olen taeva ja maa peal palju rauda ära kulutanud. Nad ei suutnud teieni jõuda, aga mina seda tegin. 3. tööd kutsun ma sind, aga sina magad, sa ei ärka, sa ei vasta mu häälele. Ma hoidsin su kingitust. Ta näitas talle siin karpi, kus oli hall sulg. Ja siis tundis selge Sokol oma Nastjankat, punast neitsit. Ja nii ta rõõmustas tema üle, et rõõmust ei suutnud ta alguses sõnagi öelda. Ta surus Nastjanka oma valge rinna vastu ja suudles teda suhkruste huultega. Ja kui ta ärkas, olles harjunud Nastjanka temaga koos olema, ütles ta talle, kui sa nüüd muutuksid halliks tuvideks, muustav punane neitsi, siis lendaksime me siit kaugele. Siin võttis Nastjanka välja mitmevärvilise paela Tarha Pernovitši kingituse. Ta punus selle oma helepruuni punutisse ja samal hetkel muutus Nastjanka tuvideks, samas kui tema saatuse Sokoliks. Nad lendasid öisesse taevasse ja kogu öö lendasid nad kõrvuti kuni Koiduni. Ta punus selle oma helepruuni punutisse ja samal hetkel muutus Nastjanka tuvideks, samas kui tema saatuse Sokoliks. Nad lendasid öisesse taevasse ja kogu öö lendasid nad kõrvuti kuni Koiduni. Ja kui nad lendasid, küsis Nastjanka, Sokol, Sokol, kuhu sa lendad, sest su naine igatseb sind. Finis Sokol kuulas teda ja vastas, ma lendan sinu juurde, punane neitsi.
Aga kes vahetab meest vääniku, taldriku ja nõela vastu? Sellele naisele ei ole meest vaja ja see naine ei igatse. Aga miks sa siis abiellusid sellise naisega? Küsis Nastjanka. Sinu tahe ei olnud. See, näib, ei olnud minu tahe, vaid välismaine ja armuvõlu. Temalt ei olnud ei saatust ega armastust. Ja nad lendasid edasi kõrvuti ja koidu ajal laskusid nad maapinnale Tarha Perunoviki taevase vankri lähedale, võttis Sokol koos tuvidega Tashapo taevasele vankrile ja viis otse Midgardi maale. Nad lendasid üle kodumaa, koduste maade poole ja kui nad jõudsid tuttava metsa juurde, vaatas Nastjanka ringi ja nägi, et tema vanemate terem seisab metsas nagu varem. Nastjanka soovis näha oma isa ja kohe muutus ta punaseks neitsiks, samas kui selge Sokol kukkus niiskesse maasse ja muutus sulgedeks. Nastjanka võttis sule, peitis selle enda rinna alla ja läks isa juurde. Tere, mu noorem tütar, kallis. Ma arvasin, et sind ei ole isegi maailmas, kus elavad jumalad. Aitäh, et ei unustanud oma isa. Oma kodusesse metsa on tagasi pöördunud. Kus sa nii kaua olid? Miks veri ei kiirustanud välja? Anna mulle andeks, kallis isa. Nii oligi mul vaja. Mis siis, kui nii peab olema? Aitäh, et vajadus on möödas. See juhtus Treglavi pidustustel ja ümbruses avanes suur pidu. Hommikul valmistus isa pidustusele minema ja vanemad tütred sõidavad temaga kingitusi valima. Isa kutsus väiksemat tütart Nastjankat ja Nastjanka vastas. Isa, ütleb ta, ma olen teelt väsinud ja mul pole midagi selga panna. Pidustusel on ju kõik pidulikult riides. Ma lõikan sind seal, Nastjanka, vastab isa, pidustusele on suur turg. Ja vanemad ütlevad nooremale, pane meie riided selga, meil on üleliigseid. Ah, õed, aitäh teile, ütleb Nastjanka, teie kleit ei sobi mulle. Jah, mul on ka kodustes seintes hea. Noh, olgu nii, nagu sina ütled, ütleb isa talle, aga mida sa tahad, et ma torsis tooksin? Milline kingitus? Ütle, ära isa solva. Ah, isa, mul ei ole midagi vaja, mul on kõik olemas. Ei olnud asjata, et ma kaugel olin ja teel väsisin. Isa läks koos vanemate õdedega torsisse. Sel ajal võttis Nastjanka välja oma sulge, see kukkus põrandale ja muutus kauniks heaks kulliks, selgeks sokoliks, ainult veel kaunimaks, kui ta enne oli. Nastjanka oli üllatunud, kuid õnnest ei öelnud ta midagi. Siis ütles talle Sokol, ära imesta minu üle, Nastjanka, see on sinu armastusest, et ma selliseks olen saanud. Ma küll imestan, ütles Nastjanka, aga sinu jaoks oled sa alati sama. Ma armastan sind igasuguseid. Aga kus su vanem on, isa? Ta läks pidustusele ja vanemad õed on temaga. Aga miks sina, mu Nastjanka, ei sõitnud temaga? Mul on juba kihlatud, selge Sokol, mul ei ole pidustusel midagi vaja. Ja mul ei ole midagi vaja, ütles Finist, aga ma olen sinu armastusest rikkaks saanud. Sokol pöördus Nastjanka poole, vilistas aknast. Nüüd ilmus tema kutsele kuldne vanker, kaunistatud. Ja 3 valget hobust lasid oma harjad maani lahti. Nad riietusid, istusid kolmikusse ja hobused kandsid nad tuulekiirusel minema. Nad jõudsid linna pidustusele ja pidustus oli just avatud, kõik rikkalikud kaubad ja toidud olid kuhjaga maas, aga inimesed veel sõidavad teel. Sokol ostis pidustusel kõik kaubad, kõik toidud, mis seal olid. Ta käskis neil veokitega Oskuvi metsa viia Nastjanka vanema juurde, ainult vankri salvi ta ei võtnud, vaid jättis selle pidustusele. Ta soovis, et kõik maailmakaubitsejad, kes pidustusele tulevad, oleksid tema pulmas külalised ja sõidaksid tema juurde kiiremini, aga selleks on neil vaja salvi. Selge Sokol sõitis Nastjankaga Oskuvi metsa. Nad sõidavad kiiresti, valgetel hobustel ei jätku tuult. Teel nägi Nastjanka oma isa ja vanemaid õdesid. Nad olid veel pidustusele teel ja ei olnud veel kohale jõudnud. Nastjanka käskis neil pöörduda õue tema ja selge Sokoli pulma, mis toimus Finisti lossis. Ja 3 päeva pärast kogunes kogu rahvas, kes elas 100 versta raadiuses Oskuvi metsa külalisteks.
Metsaskufi tuli ka vana Magus. Ta õnnistas oma poja pereliitu Nastjankaga ja korraldas imetabase ja rikkaliku pulma. Pulmapidustuse toidule lisati oli hõbedasest õlikannust, millel oli kuldne gaas, mille jumalanna Estrecha kinkis. Nii maitsvat toitu pole keegi proovinud. Hõbedase jahvatusmasina, mis jahvatas malahiitidest kividega, jahust küpsetati piparkooke. Nii magusaid piparkooke pole sealsetes kohtades keegi proovinud. Ja kui Nastja kandleid mängima hakkas kogu maailm tantsima. Selles pulmas olid meie vanaisad ja vanaemad, nad pidutsesid kaua, kiitsid peigmeest ja pruutu ei oleks nad suvest talveni lahku läinud, aga tuli aeg saaki koristama hakata. Leib hakkas pudisema. Sellepärast pulmad lõppesid ja peole ei jäänud ühtegi külalist. Pulmad lõppesid ja külaliste pulmapidu unustati, kuid Nastenka ustav, armastav süda jäi igaveseks meelde slaavi klannides ja tema kodumaal. Kommentaarid. Piskufo metsas asuvas külas. Talupoeg, see on põllumees. Krõda, see on matuselõkke. Kogu maailm, see tähendab kogu kogukond. Trisna, matuse rituaalid. Vana naine, see tähendab üksikvanem naine, tavaliselt lesk. Turg koht, kus varem koguneti kaubanduseks või vahetamiseks laat. Finisti saal on slaavi aaria Finisti tähtkuju. 39 maad, see tähendab 27 maad planeedi erevuse süsteem Päike. 13. pale, see tähendab 13. pale tähtkujus, vastab Finista paleele Suuroja ringil. 39 kauget maad. 13. pale, see tähendab 13. pale tähtkujus, vastab Finista paleele Suuroja ringil. 39 kauget maad. 27 kauget maad. Kaugel kaugus iidne slaaviari mõõt suurte vahemaade jaoks. Üks kauge kaugus vastab tänapäeva kaugusele 518 074 264 845 ja pool kilomeetrit. 74 264 845 ja pool kilomeetrit. Urmanne mets, see tähendab läbimatu, tihe. Urmanne metsa nimetatakse nüüd taigaks. Viitemanid, taevased vankrid. Rohkem teavet leiate slaaviari vedadest esimene raamat. Ja 4. raamat, elu allikas. 1,5 ringi kauget kaugust. 24 kauget kaugust. Teedemõõtja. See tähendab, et määrav ja mõõtev teid. Rudnopäike. Täht kuulub tänapäeva klassifikatsiooni järgi punastele hiidudele. 20 kauget kaugust ja pool. 22 ja pool kauget kaugust. Jumalanna Srekha. Jumalanna jagamine. Rohkem teavet leiate slaaviari vedadest 3. raamat. 20 kauget kaugust ja 1/3. 21 kauget kaugust. 1 ring kaugetest kaugustest ja 1/4. 20 kauget kaugust. Suur vaitmara. Suurepärane taevane vanker, mis suudab kanda oma kõhus üle 144 vaitmani lõpututesse taevadesse. Ei ühtegi 100 eluringi on elatud. 1 eluring vastab 144 aastale ja 100 eluringi 14 aastat. 1 ring kaugetest kaugustest, 16 kauget kaugust, pool ringi kaugetest kaugustest, 8 kauget kaugust.